Ahoi rahvas, mina olen Kaare Taimla, Eesti Noorteühenduste Liidu juht ja mul on äärmiselt hea meel, sest et täna on kontoris külalisi. Tere tulemast, Riin! Tere, mina olen Riin Suuster, Eesti ÜRO noordelegant. Täna räägime täpsemalt siis sellest, kuidas Riin käis Ameerika Ühendriikides ECOSOC-il, aga enne veel peab väike sissejuhatus ju ka olema. Räägi, kas sul oli seal mingisugune vahva või tore kogemus, mida sa tahaksid kohe välja tuua? Ja mina sain kutse minna vastuvõtule sellisesse kohta nagu Ford Foundation, kus siis sain juhuslikult lahkudes kokku saada ka Felipe Paulieriga, kes on ÜRO noorteorganisatsiooni juht. Sa ütled nii uhke nime ja mul tuleb nagu esimese asjana hoopis meelde see Fordi nii-öelda ettevõte, sest et ma just vaatasin seda filmi ja no võtsid seal Ferrari'ga mõõtu, aga tuleb välja, et on ka olemas heategevuslik pool. Väga lahe. Kas sul kusjuures on meeles, me küsisime ju intervjuu ajal sult ühe küsimuse ka, mis nagu liftiga seondub. Tuleb sul ette? Täitsa tuleb. Te küsisite minu käest, et mida ma ütleksin, kui minule tuleks liftis vastu ÜROs Ursula von der Leyen ja peab tõesti tõdema, et see küsimus oli väärt, sest et nii ka juhtus. Ursula ei tulnud, aga kõrge profiiliga isik siiski. No mul on väga hea meel, et see intervjuu hästi läks ja sina osutusid valituks, kusjuures tuletan kõigile meelde, et täiesti võimalik ÜRO noordelegaadis kandideerida enam-vähem juba nagu poole aasta pärast. 2025 hakkame uut inimest otsima, aga Riinuga tore siin veel nii mõndagi aega olla. Räägi Riin muidugi natukene endast, kõik me ju ei pruugi sinust sama palju teada kui võib-olla mina. Jaa, mina tulen Saaremaalt, aga tänaseks õpin Tartu Ülikoolis riigiteaduseid bakalaureuse astmes siis 2. aastal. No Saaremaalt kohe peab nagu natukene kiusama ja küsima, et mis on siuke nagu saare murrakus sõna või lause, kui keegi küsib sult, et nüüd pead ütlema? Sokipõisel. Sokipõisel, okei. Sokid on, aga mis tähendab sokipõisel? Sokipõisel on siis see, kui sa kõnnid sokkide peal ringi kuskil. Ehk siis nagu sul ei ole kingi jalas ja siis näiteks lähed õue, aga mõtled, et ma ei hakka praegu nagu plätusid jalga panema, et mis ikka juhtub, on ju, korra astun sinna muru peale ja siis ema karjub sulle. Ära kõnni sokipõisel õues. No vot, Saaremaal huvitavad lood, aga lähme siis asja juurde. Noordelegaat. Kusjuures intervjuus isegi ütlesid, et sul oli noordelegaadiks idee või plaan saada juba üsna varakult. No nüüd sa oled, mis see siis tähendab, mis see noordelegaat on? Jaa, mina tahtsin noordelegaadiks kandideerida juba 2019 aastal. Noordelegaat on siis noor, kes esindab Eesti või siis enda teise riigi noori ÜROs, mida mina siis teen. No väga hea, täpselt seda sa tegid seal Ameerika Ühendriikides. Paljudele meist tulevad võib-olla mingisugused filmid silme ette ja noh, mis seal salata, natukene ka mulle. Kui maandusid seal New Yorgi kuskil nagu ääres, kas tekkis nagu tunne, et nüüd on midagi tohutult teistmoodi, kas oli eriline tunne või kuidas sul üldse selle emotsiooniga seal USAs oli? Jah, minule tegelikult ei jõudnud see kohale üldse, et kuhu ma tulnud olen. Näed küll kauguses neid suuri maju, aga ta ei jõudnud ikka päris kohale. Nagu ei olnud tunne, et ma oleks maandunud nagu Eestisse, sellepärast, et kohe turvakontrollis oli keelatud telefoni kasutada ja passikontrolli kohta ma olen kuulnud, et see on hullult hirmus asi ja et kohe viiakse teise ruumi ja kõik otsitakse läbi ja niimoodi mul päris ei läinud. Aga aru sain ma, et ma jõudsin New Yorki ja et milline see linn päriselt siis on, siis kui ma hakkasin toidupoodi otsima seal linnas, kui ma olin asjad hotelli ära viinud. Ja mul võttis see 30–45 minutit aega. No jah, suur linn, aga olen kuulnud ka seda, et seal on üsnagi palju nimekaid inimesi ja et üks autokolonn olevat sulle silma hakanud või noh, provotseerivalt või natuke naljaga võiks öelda ju isegi, et sa kohtasid Ameerika presidendiga. Jah, kui sa tahad ajakirjanikule ilustada ja niimoodi öelda, siis tõesti. Mina ja siis paar teist noor delegaati seisime peale õhtusööki tänava peal, ajasime juttu ja vaatame, et sõidab mööda mingi suur kolonn autosid. Vilkurid on peal ja keeravad sinna nagu ÜRO tänava poole. Me ei olnud ÜROst väga kaugel tol hetkel ja saime enam-vähem aru, kuhu nad siis nagu lähevad. Ja saime lõpuks hiljem siis teada, et tegu oli siis Donald Trumpi autorongiga, kus siis teda viidi tagasi kohtuistungilt. No vot, aga
keerame selle pealt siis asja hoopis teises suunas. Trump Tower ei ole küll sealt ÜRO peakontorist kuigi kaugel. Küsin siis kohe niimoodi, et ECOSOC, noh, et see sündmus, millest me räägime, mis see siis endast nagu päriselt kujutab, mis see tähendab? jah, ECOSOC siis ise on Sotsiaal- ja Majandusnõukogu, mis on üks ÜRO peaorganisatsioone siis, samal tasemel nagu Julgeolekunõukogu ja teised sellised organisatsioonid ja nemad korraldavad iga aasta noortefoorumit, mida siis kutsutaksegi ECOSOC Youth Forumiks. See on siis see, kus mina käisin, see toimus see aasta 16–18 aprill. Ta on üles ehitatud sellisel väga formaalsel struktuuril, et on antud ette teemablokid ja siis erinevad inimesed peavad seal kõnesid nendel teemablokkidele, millele peab ette registreerima. Noordelegaadi kõne toimib ka kusjuures kui riiklik seisukoht. Seega tegu on väga olulise kõnega. Ja peamised inimesed, kes kõnelevad, on noordelegaadid, aga paljudel riikidel noordelegaat ei ole, siis teevad seda diplomaadid. No eks see ole meie huvi ka ju partnerluses teiste riikidega, et neid noordelegaate rohkem oli, aga räägi, kas Eesti poole pealt on seal siis veel kedagi kaasas? Sa ütlesid, et noordelegaat ja siis mingisugused diplomaadid, kes seal siis aitab ja millega aitab? Jaa, siis tegelikult diplomaadid, kes seal siis kohapeal ongi, kes ongi määratud ÜRO alla Eestit esindama, nemad siis aitasid mind väga palju. Ehk näiteks esimesel päeval, kui ma siis ÜRO-sse läksin, tegi minule diplomatuuri, et ma üldse tunneks ära, kuhu seal majas liikuma pean, sest see maja on kohutavalt suur ja ma eksisin küll ära päris mitmel korral, aga see, et mulle tehti tuur, andis vähemalt mingisuguse loogika, millele toetuda seal ringi liikumisel. No Välisministeeriumi esindajad nagu ikka tohutult meeldivad ja abivalmid, kusjuures see programm ei oleks ka ju muud moodi võimalik, kui nemad ei aitaks seda ellu kutsuda. Nii et äärmiselt positiivne. Aga räägi siis natukene võib-olla sellest ECOSOC-i nagu põhisisust, millest seal siis seekord räägiti, kes rääkis, võib-olla kohtusid isegi veel kedagi tuntut? Jaa, seekord olid siis peamiselt käsil kestliku arengu eesmärgid, mille raames käsitleti siis kliimat, majandust, sotsiaalteemasid, näiteks võrdõiguslikkust ja tehisintellekti. Okei, tehisintellekt. Kas see ei olnud mitte sinu meelisteema ka? Pidasid vist isegi kõne sellel teemal? Just nii, pidasin kõne. Kõne kusjuures aitas ka koostada Välisministeeriumi, et ma ei ütleks kogemata midagi, mis skandaali tekitaks, aga see oli ka üks asi, millega nad väga kaasa aitasid. Mina siis peamiselt oma kõnes rääkisin sellest, kuidas me peaksime tehisintellekti kasutama ära, et tagada küberturvalisus ja inimõigused. Okei, väga vahva. Kui nüüd võtta niimoodi asi kokku, et põhiosa on tehtud ja läbitud, siis ma kujutan ette, et seal võis ka olla midagi nagu kõrval või midagi veel toimumas. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid nagu välja tuua? Jaa, tegelikult on 2 üritust veel, mis ma tahaksin välja tuua. Näiteks oli väga tore kõrvalüritus see, mis noordelegaadid ise korraldasid, siis Ungari noordelegaadid. Nemad korraldasid ürituse, mis käsitles noorte ja naiste võimestamist konfliktipiirkondades. See oli äärmiselt hariv. Okei. Aga kui see sündmus hakkas nüüd nagu läbi saama, siis said kindlasti käia ka natukene nii-öelda linna peal ringi. No paratamatult mul ikkagi tuleb küsimus, et mis on need 3 lemmikkohta, mida sa külastada said või mis sulle eriti meelde jäid? Jaa, mul tulevad nüüd väga igavad vastused, mis ei ole üldse noortepärased, sest mina olen suur muuseumi inimene ja mina käisin siis muuseumis MET, mis siis on Metropolitan Museum of Art ja MoMA, mis on Modern Museum of Art, nii et need 2 jäävad mul viigis esimese 2 koha peale võitlema, sest need olid tõesti väga vägevad kogemused, kus sai näha väga palju kuulsaid maale, näiteks Van Goghi Starry Night. Aga 3. koha annan ma Central Parkile, sest ma olen siiski Eestist ja ma väga austan loodust ja üldse kliimat ja puid. Seega see oli tore näha sellises väga tihedas linnas, kus on ainult klaasmajad, ka natukene rohelust.
No väga kultuurne vastus. Ma kujutan ette, et nii mõnigi meist võis toolis natuke tagasi kukkuda, et ei mainigi Times Square'i või Empire State Buildingut, Statue of Liberty't. Kuid ei ole mureta ja me saame Riinu vähemalt ühe korra veel tagasi saata, võib-olla käib ka külastab siis kõik need kohad ära. Ja üleskutse teile, lugege lisaks noordelegaat.ee, enl.ee nii programmi kohta ja saate sealt ka tegelikkuses kontakte, et Riin on hea meelega, ma usun, edastamas teie ideid ja mõtteid kõrgematel tasanditel. Nii et egas midagi muud, kui et helistage, kirjutage. Jaa, muidugi, alati ootan igasugust sisendit. No super, taas kohtumiseni Riinu kõige pea. Aitäh kuulamast, vaatamast ja tšau, paka!